Tere, hea kuulaja, tere Reelika. Tervitused ka minu poolt. Ja juhtimine juhtimiseta järjekordne episood ja seekord külalise ka. Kristo Olli on meil täna külas. Tere, Kristo. Tere, rõõm siin olla. Tere. Mina jõudsin Kristoni loogilist kanalit kaudu, LinkedIni kaudu ja nüüd, kui me siin enne salvestamist kokku saime, siis tuli välja, et me kõik oleme üksteist näinud kuskil, aga mitte päriselus. Kuigi ma pean ütlema, päriselus ma nägin sind Nordic Business Forumil, me kõndisime üksteisest mööda, kuna mina teadsin, kes sa oled, aga mis tekkis nagu, aga ma tean ju internetis, kes ta on, ma tean ju LinkedInis, kes ta on. Et kuidas ma nüüd lähen nagu ligi, kuigi see on nagu socializing event on ju see Nordic Business Forum, aga tekkis nagu, ma pärast ise analüüsisin, et väga huvitav, et nagu sa tead inimest juba suhteliselt hästi, vähemalt selle kaudu, mida sa oled otsustanud näidata endast on ju sotsiaalmeedias. Ja kuna sa persooni brändinguga ja LinkedIniga väga palju just tegeled, et siis see on ka põhjus, miks ma eelkõige siia täna siis kutsusime sind, et persooni bränd ja LinkedIn ja kogu see maailm, see sisu loomise ekspertsus ja kõik see, mis sinul on olemas ja mida sa ka koolitad, on ju, et siis sellest pisut rääkida, aga see Nordic Business Forumi seik oli selline huvitav, korraks tekkis selline, liigun lähemale sulle, ütlen, ei, aga sa ju ei tea, kes ma olen ja mis siin, ma olen sind jälginud, on ju, aga see pani nagu kuidagi mõtlema selle piiri peale, sotsiaalmeedia ja päriselu nagu piiri peale. Praegu, kui ma siin kohtasin, on ju eesruumis, siis nagu juba teaks ju. Ja ma arvan, et see ongi kogu selle persooni brändi ja üldse sotsiaalmeedias pildis olemise nagu peamine võlu, on ju. Et mul on varem ka olnud niimoodi, mäletan aastat tagasi läksin esimest korda ühte kooli siis kolledžisse õpetama ka just internetiturundust ja nii-öelda sotsiaalmeedia poolt ja siis samamoodi, kui ma alles tegin seda nii-öelda majatuuri, tutvustati mulle, et kus on klassid, mis toimub nii edasi, siis õppejuht tutvustas mulle, et näed, see on üks nii-öelda teine õpetaja, kes nagu väga tahtis sinuga kohtuda. Ja siis ma väga tore on ju, ja siis ta tuleb ja tutvustab ennast ja ütleb kõik nimed ja asjad on ju et ma LinkedInist, me seal teineteist teame on ju. Ja siis mõtlesin, et ma pole ausalt, nagu ma ei öelnud küll talle seda on ju, aga ma pidin tegema seda nii-öelda smile and wave'i tol hetkel, kui sa praegu seda kuulad, sa tunned ennast ära, siis tead, et tegelikult jah, mul päriselt tol hetkel see pusle kokku ei läinud, aga et lihtsalt, et see nagu ongi see võlu, et kui sa oled nii palju pildis, siis inimesed märkavad sind ja sul tekib mingi teatav juba, ongi see tunne, et sa tunned neid ja nii-öelda põhjus, miks tema pigem teadis mind ja mina teda ei teadnud, tol hetkel oli see, et mina postitan võib-olla toon näite 10-20 korda kuus, tema postab võib-olla 1 kord kvartalis. Ja ongi see, et kui mitu korda sa siis kellegi nii-öelda feedilt läbi virvendad, on ju laias astus, siis sealt tuleb ka siis see, et kui palju seda tunned ja kas sul on täpselt see tunne, et kas ma lähen astun talle ligi, ütlen midagi või mitte, eks ju. Et aga igal juhul oleks olnud väga tore, kui sa oleks tulnud ütlema, nii et järgmine kord, kui Nordic Business Forumile lähme, siis nüüd me juba teame. Nüüd me nagu päriselu kohtumine. Just. Samas meil on päris suur hulk vaatajaid, et siis see kutse kõlas kõigile. Absoluutselt, muidugi, rõõmuga. Ja kusjuures hea vaatajad, et kes meid on harjunud 5 aastat kuulama siis Spotify kaudu, et siis me oleme sellest hooajast ka YouTube'is, et kutsun teid ka vaatama meid. Aga hakkaks selle LinkedIni teemaga kuskilt nagu pihta, kuigi sa oled kindlasti oluliselt rohkem kui see, et sa LinkedIni ekspert oled ja persooni brändingu ekspert on ju, et olles ise sinna LinkedIni nüüd panustanud nii juba palgatöötajal olles, kui ka nüüd siis juhtide, koolitaja ja mentori ja podcasteri ja raamatuautorina, et siis kui ma sellega alustasin, ütleme mingi 3-4 aastat tagasi, kunagi kontos ei tehtud siis, kui ma Ameerikas tööd otsisin, siis seal oli juba suur asi see LinkedIn, siis ta oli kuidagi nagu keskkond, kus sa tahtsid olla. Praegu mulle tundub, vabandust kõikide ees, aga tundub kohati nagu selline tööd otsivate koolitajate ja coachide platvorm. Ja, on nõus. Kuidas sina seda näed? Persooni brändi omaga. Jah, no vot, ei oska öelda, kas see on nüüd nagu hea või halb asi on, et ma saan aru tõesti, kus sul see nagu tunne tekib. Tegelikult on ju, kui me vaatamegi, kus LinkedIn alguse sai, ta on ükskõik esimese sotsiaalmeedia platvorm üldse, kui niimoodi võtta sotsiaalmeediana, on ju. Et juba ammu enne igasuguseid Facebook, Instagram ja nii edasi ja tegelikult nagu see kuvand, mis nagu, kust LinkedIn alguse sai, ehk siis ongi siuke rohkem värbamisplatvorm, B2B, networking,
töö, on ju, et tegelikult paljudel on see kuvand täna siiamaani, et tegelikult see kuvand, mida sa praegu mainisid, siis nii-öelda see on isegi ütleks küllaltki nagu uudne mõtlemine, sest väga paljud on jätkuvalt kinni selles, et see on sihuke arhailine online CV platvorm, kus on ainult väga tõsised tööinimesed, kes räägivad kõik väga tõsist tööjuttu ja kõik kogu see asi on üks väga tõsine tööjutt on ju. Et tegelikult tänasel päeval ta ikkagi on palju sotsiaalsemaks läinud, väga palju rohkem jagamist, väga palju rohkem kogemuste jagamist. Jah, kes siis nüüd seal jagada julgeb, on ju, see on juba omaette teema, eks ongi see, et kes on koolitaja või kes on nii-öelda rohkem harjunud pildis või kaameras olema, temaga julgeb rohkem jagada, on ju, kuigi tegelikult meil kõigil on mida jagada, nii et selles mõttes võib-olla ma loodangi, et tänase podcast episoodi süksem ütleme, suurem mõju olekski see, et kes iganes täna seda kuulab, loodetavasti ta saab siit tänase inspiratsiooni ja nii-öelda ja julguse, et siis ka hakata ennast rohkem pilti panema, rohkem enda teadmisi, kogemusi jagama, sest tegelikult sellega sa võid avada endale siuksed uksi, mida sa isegi veel ei teadnud, need uksed eksisteerivad, on ju. Nii et jah. Aga kas seal nagu seda ei ole, et ma jagan, aga et seda müra on juba niigi palju, mis ma nüüd hakkan oma müra siia tooma? See on mõtteviis. No see on paljudel see mõtteviis. Aga kas sa tunned, et see, mida sa jagad, on müra? Kust läheb müra piir? Võib-olla selles tarbitavas, et see tundubki, et seda kõike on nii palju, nagu me võtame juurde teised sotsiaalmeediaplatvormid ka, on ju, mida me ka ju jälgime ja siis ongi, et kuna seda kõike on nii palju, ma ei taha olla üks nendest. Ja, no, mul ei ole seda probleemi, ma jagan hea meelega, aga ma isegi näen, sa väga tihti teed seda. Liiga tihti või? Kõik on hästi. Mis sa öeldad? Tekitan müra sulle või? Mul väga meeldib see. Juti peal on juba Ivari LinkedIni profiil. Jah, no see on juba puhtalt, kus ma ütlen, võib-olla eestlaslik ka siuke tunnetus, et mis nüüd mina, töö räägib enda eest, miks ma peaksin hakkama üldse siin ennast nii-öelda promoma, on ju, müük on ju alati siuke negatiivse alatooniga, natukene imal, natuke peale tükki, need on lihtsalt need müüdid või siuksed iganenud arusaamad, millega 99% inimesest liiguvad ja siis sellepärast ongi, et et keegi juba midagi tegi ja tihtipeale on ka see, et iga uus asi on natuke hirmutav, on ju, ja et kui nüüd keegi sõber, tuttav, kolleeg, juht hakkab midagi postitama, siis on alati hea ju näpuga näidata ja hinnata siis, kas ta tegi midagi õigesti või seal oli komakoht vale, on ju, või see oli küll cringe, mis ta nüüd sinna postas, eks ju. Et puhtalt suhtumise teema ja kokkuvõttes ma arvan, et see, ja selles mõttes ma ei vaidle vastu, on kindlasti inimesi, kellel võib-olla see, kuidas ma ütlen, tunnetus siis nii-öelda siis nagu sa ütlesid selle müra ja võib-olla nagu päriselt väärtus oma vahel on nagu hägune, eks ju, aga kokkuvõttes ma arvan, et seda üldse ei pea mürana tituleerima ja kui sa teed ükskõik vahet ei olnud, kas me räägime LinkedInist, Instagramist, TikTokist, võtta endale see oma lemmik sotsiaalmeedia platvorm, siis ikkagi sa pead ka aru saama, et mis on su eesmärk, miks sa seal oled, on ju. Et tegelikult muusalt keegi meist ei lähe sinna nüüd eesmärgi, et hakkaks müra looma, on ju, et pigem ongi see, kas sa tahadki siis LinkedIni kaudu leida endale uue töökoha, tahad sa saada uusi kliente, tahad sa leida uusi koostööpartnereid, tahaksid sa saada podcasti kutse, on ju, et see nii-öelda, kus on see eesmärk on silme ees ja see eesmärk nii-öelda on iga sinu postituse või iga sinu nagu liigutuse, kus ma ütlen, siukseks vundamendiks või nii-öelda stardipunktiks, siis ma arvan, et sa selle müra tekitamise pärast ei pea nii-öelda muretsema. Ja need, kes tahavad ilkuda, kes tahavad olla nõmed, kes tahavad sinule naerda, naeravad niikuinii, on ju, aga kokkuvõttes pigem ole väljakul ja mängi seal, kui oled tribüünidel ja lihtsalt sealt on alati mugav kommenteerida, on ju. Ma võib-olla toon siia selle, et ma proovisin ka erinevaid mõtteviise, on ju, nagu ma olen seda palju õppinud, siis ma vaatasin päris paljud mulle ei sobinud, et kellelegi võiks su sõnum sobida. Nad ei läinud minuga nagu lendama, et ma teeksin siis nagu käitumusliku muutuse. Ja ühel hetkel ma mõtlesin selle peale, mul on 2 varianti, et sotsiaalmeedia on ju tulnud ja teada ja nii edasi, on ju, ja siis ma mõtlesin selle peale, et kas ma tarbin seda või ma toodan, ja siis ma mõtlesin, mul tundus see nagu ettevõtlikkuse mõttes nagu produtseerimine parem ja huvitavam. Ja siis hakkasid nagu avastama uusi nagu nii-öelda kuidagi viise, kuidas seda teha, mis reelsid, mis see, et kuidagi sa hakkasid nagu õppima seda, et minule see pool töötas, et ma usun, et selle mõtteviisi koha pealt on igaühel vaja nagu katsetada ja proovida leida see asi, et tõesti, miks ma tahan seda üldse teha, on ju. Sest väga sageli see, et nagu sa saad kliente saaksid ja blablabla, nagu palju sa neid sealt saad, aga nähtavust sa tõstad küll, et tõesti inimesed tunnevad ja teavad sind ja nad nagu on sinu seltsis rahulikumol, sest nad näevad, kuidas sa mõtled ja kuidas sa tunnetad, et võib-olla sellise koha pealt on mind ta toetanud, aga ma räägin, et igal ühel ongi tõenäoliselt oma selline touch, on ju, et kuidas sa selle ära tunnetad, on ju. Ja võib-olla isegi nagu peamine, 100% nõus ja võib-olla asi, mis
mitte võib-olla, vaid päris kindlasti, mida ma alati soovitan ka enda klientidel ja koolituse osalejatel nagu mõelda, ongi see, et nagu rääkisime sõnast miks, on ju, et mõtle, miks sa seal üldse oled. Aga mulle meeldib isegi paremini termin nagu inglise keeles siis nii-öelda minimaalne ROI, ehk siis return on investment. Eesti keeles siis nii-öelda, ütleme, investeerimistootus, kui väga nii-öelda otsekoheselt öelda. Ja mis selle minimaalse ROI point on see, et nii-öelda üks peamisi hirme, vahet ole, räägimegi praegu LinkedInist, räägime kõik mis muust platvormist, kui inimene võtab vastu otsused hakata kuskil midagi postitama, siis tegelikult üks peamisi hirme ei ole isegi see, et kas mul on aega või kas mul on ideid. Peamine hirm on see, et või isegi, jah, ka see on suur hirm, et nii-öelda mida teised arvavad, aga sellest ma ütleks veel suurem hirm, mis tihtipeale meid takistab, on see, et nii-öelda mis siis, kui ma võtan järgmised pool aastat või võtan kas või 3 kuud või võtan aasta, võtan 2, ma lähen selle asjaga all inni, ma olen endast parima ja ikkagi ei tule tulemusi. Et just see tunne, et äkki see on maha visatud aega, maha visatud raha ja maha visatud energia ja maha visatud mis iganes veel ressurss, mis selle tõttu või alternatiivkulu on, mis ma oleks võinud selle ajaga veel midagi paremat teha, on ju. Et tegelikult see on see, mis meid hoiab tihti, siis oletame või ütlemegi siis nagu LinkedIni puhul näiteks postitamast, on ju, teen sinna 10 postust, midagi ei tule, selle ajaga ma oleks saanud hoopis midagi paremat teha, eks ju. Et sellepärast ma soovitangi mõelda, mis on siis see minimaalne tootlus, mida sa sealt saad, isegi kui sa ei saa neid 100 000 jälgijat ja 100 000 laiki ja mida iganes sa veel tahad sealt saada, mis on veel midagi, mis sul jääb sõrmede vahele. Näiteks minu puhul, kuidas mina üldse LinkedInis alustasin, oli see, et ma olin tegelikult, see on niisugune nüüd 2 minutine story time, aga äkki see inspireerib kedagi. Et tegelikult ma olin aastaid mõelnud sellest, et ma olin tolleks hetkeks tegutsenud aastaid müügi ja turunduse peal ja aktiivselt siis nii-öelda B2B kliente koolitanud turundusalaselt. Aga ma tundsin, et ma kuidagi, ma ei tea, mul alati meeldis inimesi nagu inspireerida ja ma otsisin seda meediumit või seda platvormi, kus ma saaksin siis oma kogemusi, oma teadmisi jagada, et teised saaksid ka neid asju või ma ei tea, nippe, tehnikaid, taktikaid kasutada ja nemad võidaksid ka sellest. Mõtlesin tükk aega, et alustan YouTube'iga, aga YouTube tundus suhteliselt suure nii-öelda, kuidas ma ütlen, sisenemislävendiga on ju, et pead oskama editima, sul võiks olla mingi asjalikum taust, mikrid, muud jutud, okei, las ta olla. Siis mõtlesin blogiartiklite peale, et tegelikult meil on ju väga edukaid blogijaid ka, võtame näiteks finantsmaailmast Rahakratt näiteks, eks ju. Aga jällegi mulle kui copywriterile ja turundajale tundus nagu, et selle jaoks ma saaksin sealt mingit feedbacki, ma olen harjunud A-B testidega, on ju, panen mingi reklaami jooksma, vaatame seda pealkirja, kumb toob rohkem klikke ja nii edasi. Siis mõtlesin, et see blogiartiklitega, et sinna üldse jõuaks nagu mingi arvestatav hulk inimesi, see võtab kuid aega, aga nagu ma tahaks kiiremini saada oma mõtetele nagu mingit tagasisidet, eks ju. Ja siis oligi, mõtlesin veel 1, 3, 4 platvormi, jõudsin ka kokku LinkedInini. Ja LinkedInis mõtlesingi, et okei, ma võtangi selle pool aastat, ehk siis tegelikult sellel hetkel, kui ma hakkasin üldse LinkedInis postitama, ma olin selleks hetkeks olnud LinkedInis 7 aastat, ma ei olnud seal olnud see, kes käib lihtsalt nagu kord pool aasta jooksul oma profiilipilti uuendamas või mingit asja lisamas, vaid ma käisingi ikkagi aktiivselt seal õppimas teiste turundajate pealt, sest see oli väga koht, kus nagu õppida ja areneda niisama ka, on ju. Aga ma julgenud vajutada mitte kordagi selle 7 aasta jooksul like nuppu, kommenteerimisnuppu, mis iganes muud nuppu, sest ma nii väga pelgasin seda, mida teised arvavad, sest mul oli siuke tunne, et ükskõik mis liigutuse ma LinkedInis teen, siis selle kohta läheb kogu mu networkile sõnum, et Kristo nüüd vaatas postust 5 sekundit liiga kaua, on ju, või no täpselt, on ju. Ja see hoidis mind tagasi 7 aastat. Et kui keegi praegu kuuleb, mõtleb, et ma olen 2 aastat nüüd mõelnud siin, siis nagu usu mind, ma saan aru, kui sa ütled, et sa kardad, ma olin samas. Isegi ei mõista hukka. Ja, täpselt, on ju. Ja siis kokkuvõttes mõtlesingi, et okei, ma teen selle esimese postuse ära ja ma mõtlesingi, et ma võtan pool aastat, kus ma lähen LinkedIniga all inni. Tol hetkel, kui ma alustasin see all in, tähendas minu jaoks seda, et ma postitan kord nädalas. Ja mõtlesingi, et kui ma postan pool aastat ja mul ei tule selle jooksul mitte ühtegi klienti, mitte ühtegi tööpakkumist, mitte ühtegi like'i, mitte ühtegi kommentaari, mitte ühtegi reposti, mida iganes asja saab veel nulli saada, on ju. Kui kõik need asjad on 0, siis mis jääb ikkagi mulle veel sõrmede vahele? Esiteks on see, et ma olen copywriter, ma tegutsen ka freelancerina, mis tähendab seda, et üks peamisi küsimusi, kõik freelancerid, kes kuulavad, on see, et jaga oma portfelli, jaga oma varasemalt tehtud töid. Mul on väga lihtne suunata, et hei, näed, siin on mu LinkedIni link, mine vaata, mul on seal 100 postust või 20 postust, 30 postust, sa näed, mis mu stiil on, sa saad aru, kas me klapime või ei klapi ja see ongi minu justkui portfoolio selles mõttes, on ju. Ja siis mõtlesingi, et ma saan paremaks kirjutajaks, ma saan kindlasti enesekindlamaks selles osas, ma oskan oma mõtteid veelgi paremini väljendada, et need on need asjad, millest mul jätkuvalt on kasu. See on minu minimaalne ROI, et kui ma sealt ei muutu LinkedIni influenceriks selle poole aastaga, siis ikkagi jätkuvalt ma tunnen, et see on maha visatud aeg. Ehk siis sama asi ka, et kes sa praegu kuuled ja vaatad, et siis mõtle see enda jaoks välja, et
et mis jääks sinule nagu sõrmede vahele, on ju. Kui sa ei ole copywriter, siis sa ei saa võtta võib-olla seda nüüd, et mul on need 30 postust, mida ma saan ette näidata. Aga võib-olla on see, et sa alustad natuke videote tegemisega, sa muutud enesekindlamaks kõnelejaks. Järgmine kord, kui sa lähed tööintervjuule, sa räägid seal soravamalt, sa oskad oma mõtted paremini väljendada. Võib-olla selle videote tegemisega sa natukene ka harjutad nii-öelda video monteerimist, subtiitrite lisamist. Noh, see on asi, mis aina kasvab ajas, on ju. Või selle nõudlus selle järele, eks ju. Et tegelikult see eneseareng, mis tuleb ka selle postamisega kaasa, on meeletult suur. Pluss, mis ma ütleks veel üks kõige suuremaid asju, mida pildis oleks sul annab, on ikkagi see teatav nagu nii-öelda seljataguse tugevdamine. Et mis iganes põhjusel, kas sa praeguses töökohas ise soovid lõpetada, tuleb see töökoha lõpetamine ootamatult sulle, mis iganes, siis sa ei alusta nullist. Et ei ole see, et sa oled 20 aastat kusagil ühes töökohas, sa mõtled, mul on siin soe koht, kõik on korras, on ju, ja siis mingil hetkel ongi, mis iganes põhjusel, siis sa pead hakkama uut väljundit leidma, et siis sa ei lähe nii-öelda põhimõtteliselt nagu tühjale põllule ütlema seal hüüdma, et ei, kas kellel oleks midagi pakkuda, on ju. See oli see minu rada, et 15 aastat nagu panin täie rauaga ja tegelikult nagu sain jumala hästi juhtimise hakkama ja mõtlesin ka, et rohkem koolitaks, mis seal ikka. Siis tuli reaalsusest, keegi ei tunne ja ei tea, sind oligi see, et hei, ja siis oli see, et mingi, ma vist ei taha sellega nagu tegeleda, on ju, et see on hea point, et täna see võimalus on, on ju. Absoluutselt, panegi nii-öelda, see ongi see, et sa selleks hetkeks, kui sa kokku võtta, siis sul on vaja seda küsimust või nii-öelda kellegi käest midagi küsida, ongi siis see klient, on see töökoht, on see mis iganes muu, siis juba saad tuttav nägu, inimesed on rohkem altimad ka sulle vastu tulema ja nii-öelda sulle need asju pakkuma, mitte kellelegi võõral näiteks, eks ju. Et tegelikult see ongi, vaadatagi, tasub sellist suuremat perspektiivi ja just mõeldagi enda jaoks, et mis on see, et isegi kui ma tõesti panen pool aastat sinna sisse ja ei tule seda mis iganes imede tulemust, et tegelikult see ei ole maha visatud aeg ja see on see mindset asi, millega peab igaüks ise tegelema, et see ei ole seda nagu, see peab sult olema ikkagi seest, on ju. Mulle tundub, et üks selline LinkedIni vastasus on tekkinud ka siis, kui mingid aastad tagasi tööandjad avastasid, et mul on võimalik oma töötajad värvida enda värvi seal. Ja õnneks on see trend hakanud niimoodi ära kaduma, et see paar aastat nagu ettevõtted nagu üritasid, suured ettevõtted, et kõik, ma teen valmis mingid LinkedIni nagu need profiilipildid ja kõik mingid kaanefotod ja asjad, on ju, ja siis see inimene justkui on värvitud sul siis nagu mustaks, siniseks, roheliseks, oranžiks või mis iganes see sinu ettevõtte värv siis on. Ja kuidas sa sellesse suhtud? Näed sa seda nagu endiselt seda trendina olemat või mis see sinu vaade sellisele lähenemisel on, et meil on kindlasti ka paljud kuulajad, kes on nagu justkui nagu surve all, et ma pean minema LinkedIni ja olema aktiivne, sellepärast, et mu tööandja koolitab LinkedIni brändisaadikuid ja nii edasi ja ma tegelikult, mul on mingi error, et ma pean ennast nagu tööandja värvidesse, et ta niikuinii on mulle selga huudi, mis on tema logod täis ja tema sokid ja asjad on ju, nüüd ma pean olema LinkedInis ka veel tema värvi, on ju. Jaa, see on huvitav asi, millega ma ka ettevõtte koolitustel nii-öelda pean tegelema või üldse ütleme, et isegi enne kui koolitus hakkab, siis ma alati on niisugune nii-öelda tutvustav videokõne, on ju, või niisugune intro videokõne, vaadata üldse, mis on eesmärgid, mida te seni teinud olete. Ja siis tihtipeale ongi see, et me tahame, me eesmärk on ikkagi saada rohkem nii-öelda seda nii-öelda brändi teadlikkust ja rohkem võib-olla uusi töötajaid, paremat talenti, mis iganes on ju. Tahame rohkem pildis olla, nii edasi, et tegelikult kõik käib see nii-öelda see, kuidas ma ütlen, initsiatiiv on ikkagi see, et nagu meile midagi on ju, et enda poole on need küüned, eks ju, et me tahame, et meil oleks see kasulik. Mis oli ülivärskendav oli see, et mõned nädalad tagasi oli mul siukse ettevõtte või tähendab avaliku sektori organisatsiooniga kõne, kus nende esimene lause oli see, et me tahaksime oma eksperte ehk siis oma töötajaid, et nendel oleks rohkem nii-öelda seda nii-öelda nähtavust ja me tahame nagu neid aidata. Et see nagu shift oli siis, et nagu meile, vaid hoopis, et me aitame hoopis oma töötajaid. Ja see oli niivõrd värskendav, seda nagu kohtab väga harva, kahjuks on ju, aga nagu ikkagi see nii-öelda mindset oli see, et me tahame aidata oma tiimi. Et tegelikult põhjus ka võib-olla, miks osad siuksed brändisaadiku programmid ei toimi nii hästi, ongi sellepärast, et nii-öelda tahetaksegi või seatakse nagu ettevõtte huvid esikohale ja jäetakse kõik töötajate huvid ja võimalused üldse mainimata. Ja siis tekibki niisugune tunne, et kuule, mul on niigi 9-5 või 9-6 või mis iganes, mul on laud tööd täis, ma jõuan, nüüd sa tahad, ma hakkan veel postitama, on ju. Et tegelikult, kui nüüd ettevõtjana või tiimi juhina näiteks
mida tegelikult seal teha võiks, ongi see, et hoopiski mõelda, et mida ma saan oma tiimi liikmetele nagu pakkuda, eks ju, et rääkidagi nendest võimalustest, mida see persooni brändi või kas või meie ettevõtte asjade jagamine, mida see sulle annab, et nagu avada ka seda perspektiivi. Ja siis tekib, okei, selge, et siis saab ka töötaja aru, et okei, et see ei ole ainult nagu sulle, et ka mina saan sealt midagi. Et see on ülioluline lihtsalt. Võib-olla jagaks siia, et ma tegin ühte esteetilist meditsiinikliinikut, on ju, ja seal oli samamoodi, et ega spetsialistid ja õed alguses ja arstid ei tahtnud teda, on ju, ja ega ma jään sinna toppama, et sa ikkagi nagu liigud edasi, vaata, et tegelikult päeva lõpuks nad täna teevad jumala vabalt ja juba esinevad ja näitavad ennast, et ettevõtted võib-olla liiga sageli ehmuvad selle koha taga, et nad ju ei tahagi, sest see on uus, see on ebameeldiv ja nii edasi, aga see on, ma arvan, ka niisugune nagu etapiline minek, on ju, ise teed, näitad, keegi veel teeb ja siis see hakkab kuidagi nagu levima ja see muutub pärast loomulikumaks ja loomulikumaks, on ju. Et me ei saa kedagi üle öö panna tegema, et aga me saame ärgitada nagu soovi seda teha inimestes ja lõpuks nad on kõik kambas, on ju, ja see hakkab toimima, on ju. Ja sa ütlesid väga pointi, et teed ka ise. Sest tihtipeale on see, et juhid ütlevad, nüüd meil on süke programm, nüüd me hakkame tegema ja siis mitu poistunust ise teevad selle programmi jooksul, mitte ühtegi. Sa pead ise olema eeskuju. Mina olen seda meelt alati. Kui sa tahad inimestelt midagi teise ka seda. Absoluutselt, jah. Eks seal on see kavatsus, ma arvan ka, et selline me oleme siin oma episoodides ka rääkinud sellest nagu energiast ja sellest nagu vaimsest ja nagu spirituaalsest nurgast, ehk et inimesed tajuvad ära seda, kas nad on väga teadusmõttemiisiga või mitte, on ju, aga nad tajuvad ära seda, kui see kavatsus ongi see, et noh, palun ole tasuta või lisaraha eest minu brändi saadik, on ju, või see, et ma tulen selle pealt, et noh, minu ülesanne on ka juhina toetada seda, et minu inimesed tuleksid toime ja oleksid edukad ka siis, kui nad enam minu ettevõttes ei tööta. Ja kui ma lähen juhina seda algatama või sellist brändisaadikute programmi juhina või turundusjuhina või kelle iganes, et ma saaks nagu aru, et kus see minu kavatsus tuleb, kui puhas see on, sest et inimesed saavad sellest aru ja sellest sõltub selle edu. 100%. Ja ütlesid väga pointi ka, et üks peamisi nagu hirm on ka tihtipeale see, et okei, aga ta hakkab postitama, aga siis äkki tal läheb nii edukalt selle, et ta lähebki meie ettevõttest ära, on ju, et ma sellepärast ei julge seda LinkedIn üldse teemaks tuua või vahet ei ole, mis sotsiaalmeedia platvormist jutt käib, kus persooni brändi enam ehitada, on ju, et kui hakkab postitama, et aga siis ta postitab nagu töö ajal ja siis äkki ta saab sealt 5 uut tööpakkumist kohe ja ta läheb kohe ära ja siis on nagu, mina nüüd kaotsen selle tööta ja nüüd on kohe eriti kehvasti, on ju, et aga pigem ongi see küsimus, et kui sa kardad seda, et su töötaja teeb, ma ei tea, 5 postust, ma ei tea, 2 kuu peale ja ta saab sealt tööpakkumise, mille peale ta kohe ära läheb, siis tekib küsimus, et mida sa seni valesti oled teinud või tegemata oled jätnud. Inimesed sellest ära tahavad joosta. Äkki kõigepealt vaatan peeglisse, miks nad esimese nii-öelda ukse peale, mis natukenegi praaki läheb, tahavad sealt läbi upsata, kui hoopis mõeldagi seda, et kuidas ma saan luua siis selle töökeskkonna, kus ta tahab olla ja ongi nagu viiegi oma sõnumit edasi ja ka brändi sõnumit edasi, on ju, sõltumata sellest, mis ägedad võimalused talle võivad tulla, et ongi täpselt see, mis on see intention või see kavatsus seal taga, nagu sa ütlesid. Ja seda kavatsust saab ju ajapikku nagu kogu aeg nagu üle vaadata ja uuesti, sa võid minna alguses selle sooviga, et ma ei tea, ma tahan endale hullult siin seda, teist või kolmandat, aga mind, kes saad aru, ma tahan, näiteks minu kavatsus on ajas väga muutunud. Täna mul on lihtsalt see, et ma kuidagi teekonna peal käin, ma tajun midagi, ma panen selle sõnumi nagu välja, et ükskõik, et kellelegi see ikka nagu nii-öelda sobib, meeldib, aga enne mul oli ka mingi täitsa teine kavatsus, on ju, et noh, ma üldse julgeks seda teha, on ju, et keegi näeks, on ju, et noh, ajapikku need kavatsused ju tegelikult ka muutuvad ja see on okei, tšekkida vahepeal inni, on ju. Ja eks see nähtav olegi, eks see nagu avalik esinemine, et see lihtsalt avalik esinemine teistmoodi, et see avalik esinemine on midagi, mida väga palju kardetakse ja eks see omakorda viib tagasi väga esimesse avalikku esinemisesse meie elus ehk et sündimisse. Ja see on päris hirmutav kogemus kõikide jaoks, et temperatuur kukub 20 kraadi, helid lähevad kõvemaks ja sa pead esimest korda hingama ja toiduahel luigatakse ka läbi, on ju, ja hääled võimenduvad. On see sünd ikkagi. Aga see kõik nagu jääb meile süsteemi sisse ja siis, kui me läheme ka sotsiaalmeediasse, me kardame seda sama sündi uuesti, aga ära eristada. Need on 2 eri asja. Sa oled juba sündinud, jäid ellu. Kui sa oled siin seda sotsiaalmeedia postitust tegemas, suure tõenäosusega sa jäid sama sünni ellu. Tähendab, sa jääd ka selle avaliku esinemise ellu. Ehk et see avaliku esinemise hirm, ja ma mäletan ka ise, kui ma läksin LinkedInis hakkasin postitama ka, võtsin all in ja see mentor oli ja mentorprogramm ja niimoodi põhjalikult tehes, et nüüd ju kõik saavad teada, mis ma mõtlen. Kusjuures LinkedIn on kõige turvalisem koht minu meelest selle jaoks, et ma olen nüüd hakanud tasapisi minema, kuna ma LinkedInis ise liigun rohkem nagu rahvusvahelise ja inglise keele peale, mis mul loomulikult kõik mu reachid ja kõik asjad kukuvad, kui ma olen senimaani eesti keeles teinud. Aga see selleks, et kuna ma lähen selle rahvusvahelise nagu speaker karjääri suunas LinkedInis ja Eestis
on Facebook ikkagi töötab ja kuna peamine sihtrühm on ettevõtjad ja juhid, on ju, kes ei ole 20-aastased, on ju, kes on pigem vanemad ehk et nad on Facebookis, siis tuleb minna Eestis nagu Facebooki ka ja nüüd ma olen sinna tasapisi tagasi läinud. Aga sealt tuleb automaatselt kohe reaktsioon ja sealt ei tule selline viisakas professionaalne reaktsioon alati, vaid tuleb ka sellist mitte, ja see mitte nagu avalikust isegi selles kommentaariumis seal, vaid nagu ka personaalselt on ju. Aga LinkedInis sa ei saa kunagi sellist nagu, sest seal on mingi selline viisakuse nagu õhustik on sellesse platvormi sisse ehitatud. Seal lahmimist absoluutselt ei ole, aga Facebookis sa saad kohe selle kätte ja selles mõttes on LinkedIn hästi turvaline koht, kus avalikuks tulla. 100%. Ja mis, sellepärast ma ongi julgustan ka teisi alati LinkedInis, just LinkedInis neid esimesi samme tegema, sellepärast kui võtamegi ükskõik mis muu sotsiaalmeedia platvormi või võtame kas või ütleme kollase meedia kommentaariumid, siis olgem ausad, seal ikkagi on kohati korralik siuke nii-öelda karneval ja loomajad on ju koos, on ju, et kõik mis pähe tuleb, seega sinna kirja läheb, aga põhjus on tegelikult väga lihtne. Esiteks sellepärast, et LinkedInis või miks LinkedInis siukest asja ei ole, on sellepärast, et LinkedInis sa pead olema oma näo ja nimega. Sa ei saa sinna panna mingisugune niisama Skaterboy 33 on ju, ja siis selle alt panna suva sousti on ju, vaid sa pead oma näo nimega olema, ehk siis sul tekib ikkagi teatav vastutus oma enda kuvandi ees ja teiseks on see, et sa oled seotud mingite ettevõtetega ja ma pole veel kohanud ettevõtet, kes oleks väga õnnelik selle üle, kui nende töötaja käiks kas töö ajal või töö välisel ajal teiste inimeste postuste all mingisugust negatiivsust pritsimas või midagi taolist. Aga seevastu kõik muud platvormid saavad tihtipeale olla anonüümsed või mingite suvaliste kasutajanimedega on ju. Et sellepärast nagu LinkedInis see ka kogu kultuur on palju soojem, palju toetavam, kes ütleb, et see on kohati ka natukene siuke kangutatud on ju, see on juba maitse küsimus, kui sa oled ikkagi puhaste nagu kavatsustega seal, siis ma arvan, et sealt sa saad ka nagu ühesõnaga ei pea selle pärast nagu muretsema. Mulle tundub see kavatsuse koht ka nende platvormide loomiste juures. Ehk et see, nii palju kui ma tean, kuidas on LinkedIni loodud, igas ettevõttes on samamoodi see asutaja väärtused ja kavatsused ja see energia on sees, mida me kuidagi õhust nagu võtame. Ja samamoodi on LinkedIni puhul, et seal ta ongi loodud sellena. Facebook Zuckerman lõi selle, et natuke nagu sellise deitimisportaali sarnase asjana on ju, kus ma saan vaadata niimoodi stookida nagu teisi oma kaasüliõpilasi ja natuke vaadata, kas nad on normaalsed või mitte on ju. Ja sealt kohe see hinnangulisus kohe sealt nagu tuleb on ju. Ehk et mis kavatsuse pealt ja millise energiaga on see ettevõtmine loodud, et ma arvan, et see ka aitab kaasa. Ja mina kuidagi tabasin ennast sinu juttu kuulates nagu sellelt mõttelt, et ma polegi vist nagu väga palju mõelnud, et see, kuidas nagu mina ise nagu seal olen. Pigem olen mõelnud nagu sellele, et kas see sõnum, mida ma nagu ütlen, on nagu mõjus, et kas ma ütlen seda sellest kohast, et see tõesti kedagi toetab. Ja selle koha peal ma olin natuke nagu kinni, sest ma olin oma tõe otsingul ka, et mismoodi need asjad siis nagu päriselt on või ma polnud päris nagu selge, aga ma arvan, see on ka siuke nagu teekond, et sa hakkad nagu tasapisi minema, see on jumala okei ja ma arvan, et seda vastutustunnet, et kas ma tõesti loon sinna nagu sotsiaalmeediasse pahna ja püüan kõiki kopida, mina olen täna selle ära õppinud, ma püüan ikkagi võimalikult jääda nagu nii-öelda oma tõesse ja sellel teekonnal siis avastada oma tõde, mis see nagu nii-öelda on. Ilma ühegi kavatsuseta, kas keegi teeb muga koostööd või mitte, või ilma ühegi nagu soovita, ma ei tea, aga päriselt nagu ühiskonda, minu peas on seda, et päriselt nagu ühiskonda aidata nagu kuidagi tõusta ja väärikamana tunda, et see on võib-olla see siht olnud, et ma arvan, et seda õiget contenti ka vist ei ole olemas, aga küll meil on kõigil oma mingisugune sisetunne, et mis on see, mida ma tahan siia ühiskonda ja maha jätta nagu, sest kõik ju näevad seda, ta on nii avalik. Ja selle juures on minust ülioluline see, et kui sa siis selle oma kavatsuse või siis selle sõnumi, mida sa tahad jagada nagu endale fookusse võtad, siis see ei ole see, et ma jagan seda ühe korra ja nüüd on see sõnum jagatud ja nüüd ma pean hakkama mõtlema, mis see uus sõnum on ju. Et tegelikult ma ei tea, mis on teie nagu LinkedIni postamise numbrid või kas te olete lugenud kokku, mitte postust teinud olete enam-vähem või pluss miinus? Mul ei ole üldse LinkedIn praegu fookuses olnud, ma lihtsalt vahepeal nagu katsetan seda, et kuidas seal nagu on, et mul on seal mingid nagu piirid on enda sees, ma arvan, ma olen mingid punased lipud pannud kuhugi, ma pean neid märkama. Ma arvan, mul on mingisugune 500-700 vahel, ma arvan. Oho, päris risti. Okei, väga äge, super, et sa siukse numbri ütlesid, et see on praegu 5-7, vaid 500-700, see on väga hea, sellepärast ma isiklikult olen teinud LinkedInis ainuüksi kusagil ka üle 200 nüüdseks, selle 2 aastaga siin enam-vähem või 2,5 aastaga on ju. Et aga mis ma näen on see, et väga paljud inimesed postitavadki korra
võib-olla 2, 3, 4 ja siis vaatad, ei tulnudki tulemusi. See on mõttetu koht, LinkedIn ei tööta, miks ma üldse hakkasin tegema, kõik, kes seda asja üldse ajavad, see on üks mis iganes jura, on ju, et väga kiiresti toimub see loobumine. Noh, ongi enamikel juhtudel sellepärast, et polegi seda tugevat miksi, pole seda tugevat roid, millest ma enne rääkisin, on ju, aga ongi lihtsalt see, et nagu, noh, et tegelikult, kui sa mõtled, sa hakkad nüüd, ma ei tea, oletame, et on aasta algus, sa hakkad trenni tegema, siis ei ole see, et sa käid 3 korda trennis ja noh, kus mu six-pack on või... Mul on niimoodi. Sul on niimoodi, jah? Okei. Ja siis iga aasta... Ma sellepärast ei lähe ka enam tagasi. Ja siis jaanuari keskel sa avastad, et nüüd sa oled lihtsalt passiivne investor seal jõusaalis, on ju. Korragi kohale käia. 11.90. Isegi hea number, isegi hea number. Väga hästi, 67 on minu kuudes ju. Ma vaatasin ju kulud üle, mäletan. Tasub seda ka teha. Aga noh, ühesõnaga, et tihtipeale oodatakse just selle persooni brändi loomisega või ongi, hakkad Instagramis tegema videoid, hakkad YouTube'is tegema videoid, hakkad LinkedInis postitama, on see, et okei, ma teen need 5 postust ära enam-vähem ja siis hakataksegi, et siis ma vaatan juba tulemusi, aga tegelikult ongi see, et võtadki selle, sul ei pea olema 500 postust see eesmärk, su eesmärk võib ollagi reaalselt, ma teen järgmised 6 kuud iga nädal ühe postuse, on ju, aga lihtsalt, et ära anna nagu liiga vara alla. Ma lihtsalt jagan enda numbreid, siis ma võin praegu natukene võib-olla eksida, aga lugesin lihtsalt kokku, et mis hetkedel mul nagu hakkasid võib-olla esimesed siuksed märkimisväärsemad nii-öelda siis tulemused tulema LinkedInist. Märkimisväärset tulemust ma pean siis silmas, et minuga võeti ühendust just nagu mingi eesmärgi nimel. Ehk siis ma olin teinud 7 postust selleks hetkeks, kui mul tehti siis nagu esimene nii-öelda tööpakkumine LinkedIni kaudu. Kusagil 20. postuse peal, ehk siis kusagil 3 kuud olin tolleks hetkes postanud, 4 kuud postanud, tulid siis esimesed nii-öelda 1-1 konsultatsiooni päringud ja kusagil 30-32 postuse juures tuli siis mul esimene koolituskutse, et tule ettevõttesse koolitama. Ehk siis ma tegin, ütleme, ja see oli siis nagu, ütleme, et laias aastus nagu see esimene koht, kus ma nii-öelda teenisin LinkedIni kaudu. Ma olin selleks, et teinud circa siis, ütleme, 20-30 postust, on ju. Aga enamik inimesi võib-olla piirduvadki seal kuni 5, kuni 10 või siis nad ajastavad need 5 postust nagu mingi 2 aasta peale, on ju, et siis pole ka mingit seda momentumit, et mille pealt nüüd tekiks tunne, et ma tean teda või ma usaldan teda, on ju. Et mida rohkem saad pildist, rohkem seda usaldatakse. Et ühesõnaga, et nagu tihtipeale on asi puhtalt selles nii-öelda volüümis või nagu kui palju me midagi teeme, on ju. Et pigem neid tibusid hakata lugema pärast 50 või 100 postust, mitte niimoodi, et no ma proovin nüüd 2 nädalat, kui ei tule, siis see polegi mulle, on ju. Algoritmile on vaja selgeks õpetada, et sa oled oluline, on ju, sind on vaja näidata. Ja minu enda kogemus on ka, et mina kunagi alustasin Olesja Sauega seda teekonda ja siis ta ütles ka, et ära looda enne tulemusi kui kuskil 6-12 kuud ja täpselt nii oligi. Umbes 9. kuul hakkas tulema nagu tagasi. Ära looda 1-3, oleks tulnud 3-ga. See ei uskumatud. Ja võib-olla jäin jah uskum. Aga see algoritmi teema, et algoritmile selgeks õpetada, et sa oled oluline, keda näidata, on ju, ja teatud sihtrühmal, on ju, et see viib nagu meid selle AI küsimuseni. Et täna LinkedInis ikkagi, kes käib ja loeb ja toodab, ma saan aru, LinkedInis tegelikult regulaarselt sisu mingi 1-2% kasutajatest, et ülejäänud on tarbijad, on ju. Et ja see on ka kusjuures vaherepliigin ja üks müügiargument minu jaoks oli, et ma tahan olla see eriline, kes toodab sisu see 1-2%. Aga et kui sa seal nagu käid, et siis seal on ikkagi sellist arusaadavat AI teksti, on ju, ja ilmselgelt AI lihtsustab selle teksti kirjutamist, sul on oma mingi mõte, ta teeb selle nagu, vormistab selle ja ma olen aru saanud, et ka robot ehk et see algoritm ise pigem otsib sellist nagu selgeid sõnumeid, on ju, mida AI annab, on ju. Inimesena ise oled niisugune natukene udu ja üldine, on ju, nii edasi. Et ta nagu ütleb selle kohta seda mõtteudu võtan vähemaks. Ma vahepeal naeran sellele, ma võtan seda mõtteudu võtan näite. Aga et kuidas eristada sellest nagu AI sisust, sest et aina rohkem inimesi saab aru sellest, et kuule, see on AI-ga tehtud ja ma ei loe siit edasi. Et juba esimesest laudest nagu need AI on, et see ei ole see, vaid see on see. Et see on selline, seda kohe aru või selles mingi 3-lauselised või 3-sõnalised laused on, ja see on väga puhas AI tekst, rääkimata pikkadest sidekriipsudest ja nendest asjadest, mis on juba teada, on ju, et AI asi on ju, aga et kuidas nagu eristada selles üldsegi, sest et AI-d on nagu, see on väga mõistlik kasutada AI-d selle kõige tegemiseks ju. No vot, mõtlen kust otsast kohe mitu küsimust oli. Ütleme juba laususeks ära selle,
et nii-öelda see, kuidas AI praegu kirjutab, ega AI ei olnud see, et ta nüüd saabus siia maale ja siis ta ise leiutas välja, kuidas see AI tekst on. Tegelikult AI on ju üles ehitatud nagu meie parimate läbi ajaloo kirjutatud asjade põhjal. Ehk siis tegelikult need samad kolmesõnalised laused võib-olla või need ülipikad nii-öelda mõttekriipsud, tegelikult see on nagu ütleme korrektselt tehtud asjad. Lihtsalt ongi see, et nii-öelda see on võib-olla natuke unustuste hõlma vajunud, on ju, ja nüüd AI nii-öelda kammibki seda internetti, kuidas on kirjutatud, mis antud ju reeglid ette, kuidas seda kõike teha, et tegelikult AI kirjutab, ütleme, nagu korrektsemalt kui nagu meie selles mõttes, et tegelikult ta midagi nagu valesti ju ei tee, eks ju, pigem on lihtsalt see, et me tahamegi seda vahetut asja, mis viibki selleni, et kui sa küsid, kuidas eristuda, siis nii-öelda tänasel päeval ei ole enam küsimus selles, et inimestel oleks nagu infopuudus. Meil on info nagu reaalselt, sa võtad äpi lahti, kirjutad oma küsimuse, sa saad mingist 5 triljonist vastasest kohe endale suurepärase vastuse ja sul on info olemas. Aga millest on puudus, on sellest isiklikust perspektiivist ja relevantsusest ja vahetusest. Ehk siis, kui me räägime kas või sellest nii-öelda, väga paljud ütlevad, et vot see nii-öelda educational content või siis nii-öelda hariv sisu, et see on juba oma aja ära elanud, on, et see enam ei toimi, see enam ei too tulemusi ja nii edasi. Aga mis on nagu pooleldi tõsi, aga mis on tegelikult, mis näitab, et jätkuvalt on nii-öelda relevantne, on see, et ikkagi kui selles harivas sisus on sinu enda see nii-öelda essents ka juures, siis on ju, et sa ise läbisid selle asja näiteks või sa ise seda asja proovinud või teinud. Ehk siis väga lihtne näide on praegu see, et mitte ära postita postitusi how to, vaid how I. Ehk siis how to saab absoluutselt googleda how to become a millionaire või mis iganes how to, ma ei tea, midagi kokata, ehitada, mis iganes how to asju on mustmiljon asja, on ju. Aga how I on nagu üks variant, see on sinu variant, on ju. Ehk siis sel hetkel, kui sa enam ei loo sisu, mis on googeldatav ja sa räägid enda perspektiivist ja enda kogemusest, siis sel hetkel sa hakkadki ka eristuma. Aga tihtipeale ongi see, et ma pean hakkama sisu looma, et ma olen näiteks ehitusvaldkonnas, ma räägin mingist 5 müüdist praegu või siin on 3 sammu, kuidas üldse, ma ei tea, kinnisvara hakata ostma, mis tegelikult on jällegi, lähed Google'isse, sul on seal 10 triljonit asja, on ju, et aga pigem vaatagi, et millesse sina usud, mis on need asjad, mis nii-öelda, võib-olla isegi, mis tekitavad sinust teatavat frustratsiooni, et praegu on siuksed trendid või inimesed arvavad niimoodi ja kui sa toodki selle nii-öelda oma nii-öelda nüansi, oma perspektiivi sinna sisse, siis see on see, mis hakkab keristuma. Ja siis juba see küsimus, kas sa nüüd, kui sõnasepp sa oled ja kas sa kasutad AI-d või mitte, see on juba teine teema, mida ma kunagi soovitan teha on copy-paste, et nagu mina isiklikult kasutan AI-d puhtalt, kuna ma ise loon ka sisu inglise keeles, minu jaoks puhtalt 2 asja, teinekord aeg-ajalt teed mulle väga meeldib mõtteid põrgatada. Kui sa oled ka nagu ettevõtja, siis on see, et kellega ma arutan seda asja, on ju, okei, davai, ja siis panedki, ma teinekord võtangi voice note'i lahti, ma panengi sinna kilomeetrite viisi teksti, ta analüüsib ta nagu, et mul on kellega mõtteid põrgatada, on ju, et iseasi, kas see, kui nüüd maailma parim see on omaette teema, aga mul on vähemasti. Ja siis kasutangi niimoodi mõtete põrgatamiseks ja siis lihtsalt grammatika kontrolliks ka teinekord, et kui kirjutad inglise keeles ja see pole 100% sinu emakeel, siis ilmselgelt on mingid fraase, mida sa võib-olla mõtled ühtemoodi, aga tegelikult native speaker räägib teistmoodi, on ju. Et see on see koht, kus mina kasutan siis AI-d, ütleme peamiselt, et aga mingi copy-paste asja nagu kuulajaga palun ära kunagi tee, on ju, et see on nagu kõige esimesest promptist kohe, et sa saad teksti ja kohe paned ilma, et sa oleksid seda nagu kuidagipidi vaadanud või mitmeid kordi promptinud ja veel juurde nagu seletanud. Aga kui ta kirjutab nii hea teksti, ma annan talle oma mõtte küll ette, ta kirjutab nii hea teksti. Ise ma ei oskaks nii kirjutada, näiteks. Siis kasutadki, ega see on ka okei. Ega selles mõttes keegi tegelikult ju päriselt nagu ei keele ja kui on hästi kirjutatud AI tekst, mina küll nagu ma saan ka mõnikord aru ja ma loen ja see on hea tekst ja teda sujuvalt tuleb, ma ütlen, et see tuleb sellest inimese energia väljast fine by me, on ju, et ma arvan, mida vähem sul on hukka mõistu AI tekstide ja muude tekstide vastu, seda lihtsam on sul tegelikult endal ka välja ilmuda ja seda lihtsam on sul olla ja aktsepteerida ennast ja esineda endale, et inimesed on väga keeruline just sellepärast, nad mõistavad hukka, AI on vale, sotsiaalmeedia, mis sa arvad, kui palju on neid, kes ütlevad, et sotsiaalmeedia on vale, ei mina seal küll midagi postitama ei hakka, et ma ka ühte nähtavuse teemat just hiljuti arutasin, on ju, mis ma tean, et selle inimesel oleks nagu ka müügi mõttes ja on ju, et teda perspektiivi liigutada, ei, ma ei tee põhimõtteliselt, ma isegi ei saada kellelegi, ta on oma peas nii ära ostnud, et see on jura. Et jällegi on ju, et mis on õige vale, sa laud ise nende kõigega endale lihtsalt nagu nii palju takistusi või neid punaseid lippe võtta ette, on ju. 100%. Et pane see ülesse siis, kui sul on nagu hea tekst, mina küll nagu, kui mul tuleb hea tekst, ma ju tean, ma olen seda AI-d juba põhimõtteliselt 2 aastat või aasta seal juba nagu järjepidevalt nagu nii-öelda feedinud ja vaielnud taga ja tal öelnud ka, kuule, miks sa nii nagu nii-öelda äärmuslikult vaatad, on ju, miks sa nii kohutunnet tunned, on ju, et sa nagu ju suhted, ta ju tegelikult ka muutub tänu sinule, on ju, ja õpib ja suhtleb nii nagu sina, on ju. Jah.
et pigem siis tõesti tee juba see AI postitus, kui see üldse ei ole pildis, on ju. Et nagu kokkuvõttes, kas sa võistled nagu teistega, kes ka midagi posta või saad vähemasti pildis ja no okei, jah, võib-olla siis see on natuke läbinähtavam siis see AI teema seal, eks ju, et aga noh, kokkuvõttes on see, et sa pead, sa vahepeal ütlesid mingi hea pointi, oota kuvand ütlesid või kuidas, mul oli nagu, ma tundsin, et kohe mul on siia midagi lisada, äkki tuleb hiljem meelde, ma ei hakka seda eetriaega vaikusega täitma. või teeme, see on ka väga ilus. Vaikus on alati hea, oota, siis ma annan korraks 5 sekundit veel. Ai, ta on praegu, pani käed rinnal risti, ei, ma ei tule tagasi sulle meelde. Küll pärast tuleb, siis ma ütlen, aga ühesõnaga, et igal juhul pigem ikkagi võtta nendest tehnoloogiatest nii-öelda siis selles mõttes abi, kui sa vajad seda abi, on ju, ja kokkuvõttes on, kui sa, mida rohkem sa hakkad seda asja tegema, seda rohkem sa ise arened, ma räägingi, et hakkad postitama, võib-olla teed natuke videoid, ma näiteks enne poolt Canvat väga puutunudki ja nüüd mul on peaaegu iga postuse juures mingisugune väga, ma olen kas mingi karussell tehtud, mis võtab muidugi mitu tundi aega, on ju, aga lihtsalt, et nagu sul tuleb nii palju ägedaid skill'e ka juurde, kui sa lihtsalt võtad selle otsuse vastu, okei, ma proovin, on ju, ja nagu ei jää niivõrd kinni tulemusse, vaid pigem nagu vaatad seda kui teekonda ja kelleks ma võiksin inimesena kasvada, kui ma seda teen. See point, mis sa ütlesid, et just mina mõtlen ka olema juht või mida iganes või ettevõtja täna, ma mõtlen ka, kelleks ma selle läbi saan, mitte mida ma sellest saan, vaid kes olen see mina, kelleks ma saan, on ju. Aga võib-olla üks point, mida ma tahtsin nagu tuua, mida mina avastasin ära, on ka kogu selle contenti mõttes on see, et kes ma ennast identiteedina nagu näen, on ju, et mis on see minu nagu nii-öelda olemus, on ju, et miks ma seda nagu nii-öelda teen, mis see sinu puhul on see koht, miks sa kõike seda nagu nii-öelda teed, mida sa teed? Eks mul ole ka vahepeal, noh, selles mõttes, ega mul tänaseks hetkeks enam ei ole seda nii-öelda minimaalset roid mõeld, kui et nüüd mul on portfoolio, on ju. Et tol hetkel ma hakkasin postama, mul üldse eesmärk ei olnud see, et minust saaks LinkedIni koolitaja või persooni brändingu koolitaja, ma lihtsalt tahtsin oma müügi- ja turundusteadmisi, kogemusi jagada ja ma ei tea, mul on olnud lihtsalt siuke huvitav geeks juba aastaid, et mulle meeldib lihtsalt inspireerida. Ja nii lihtne see vastus ongi. Et ma ei tea, mulle meeldib, kui ma jagan midagi, see ahaa moment käib ära. Tehas käib läbi ja nii. Või nagu see ütles, et mulle väga meeldis, mis point, et see minuga kaasas käima, see minuga kõlama või see pani mind mingit muud moodi asju vaatama, et ma kuidagi, tegelikult ma jagan ka erinevatel teemadel, ma räägin sellest persooni brändist, aga me räägimegi sisuloomest, ma räägingi, et mulle väga meeldib avaliku esinemise teema, mulle väga meeldis Anu podcast, on ju, et avaliku esinemise osas, mis te ka samamoodi tegite. Mulle meeldib kirjutamise pool, mulle meeldib see video pool ja võib-olla mis mulle meeldib, ongi see, et ma näen nagu niivõrd palju inimesi, kellel on nagu megalt potentsiaali, megalt teadmisi, megalt kogemusi, aga nad lihtsalt, nad on, ütleme, minu sussides need paar aastat tagasi, kui ma 7 aastat venitasin postamisega, on ju. Et lihtsalt on see hirm ja võib-olla ei leita seda nagu julgust, et oma asju jagada, enda nii-öelda, kus ma ütlen, potentsiaali realiseerida ja kuidagi teiste inimeste nagu julgustamine ja nagu, et nagu ära ole siis see nagu tapeet, on ju, et ära ole see hall mass, et nagu hakka silma ja see ei tähenda seda, et sa peaks olema mingisuguses kloonikostüümis ringi käima või mingit jaburust tegema, et lihtsalt nagu hakka nagu, just post it on minu nagu siuke fraas ka, et lihtsalt ära mõtle üle, et sest ma tean, need asjad, millest ma täna nagu räägin enesekindlalt, on need asjad, millest ma veel paar aastat tagasi hoidsin nagu 10 kinni, et ma ise siukest asja kunagi ei tee, vaata, või tundus hirmutav. Et sellepärast ma saangi aru ja kui palju need 2-3 aastat, mis ma selles aktiivselt olnud selles maailmas, nagu kui palju nad mulle andnud, kui palju on tulnud ägedaid võimalusi, kui palju on tulnud ägedaid pakkumisi, kui palju ma olen ise nagu arenenud, kasvanud tänu sellele, et ma lihtsalt näen, kui nagu võimas on ja ma tahaksin lihtsalt teisi ka heas mõttes natuke raputada, et nagu ärkame üles ja hakkame tegema, vaata, et nagu, et tuleks nii-öelda passion välja, tuleks see kirg välja, et ei oleks siuke tuima näoga mingid presentatsioonid või mingid videod või mingid, üks asi ka, mida ma isiklikult ei kannata, on see, kui sa lähed kuhugi konverentsile või koolitusele ja siis seal on laval inimene, kes nagu võib-olla nagu maailma kõige targem inimene maailmas, aga see nagu presentatsioon ja see esitlusviis on lihtsalt siuke, et tule taevasappi, on ju. Sind ei kaasa nagu nii-öelda. Just täpselt, et siis ongi siuke tunnet ka, et nagu, et läheks raputiks, see on ju sinu kirg, saad sellega teinud võib-olla 20 aastat, nagu hakka nüüd näitama seda powerit ja seda energiat, on ju, et seda ma tahaks inimesest kuidagi nagu välja saada. Ja nii siuke mu vastus ongi. Ma ei tea, see täidab ka minu tassi, kui ma näen, et teised nagu saavad nüüd nagu, või et me oleme kõik nagu siuke let's do it vibe, vaata. Mul on tunne, et me kõik teeme tegelikult siin kolmekesi samad asja, samad missiooni, lihtsalt meil on see vahend, mida läbi me nagu nii-öelda seda teeme erinev.
ja see oli kihvt tegelikult mõelda, et sa lihtsalt kasutadki seda ja selle läbi äratadki ja inspireeridki ja näitadki, et see on võimalik ja julgustad ja nii edasi, et ja mina omamoodi, et väga, väga lahe, Eks see ongi ju lugude jutustamine, kui sa ütlesid ka, et see how to on see, et how I, ehk et minu enda kogemus, minu enda lugu, et nii nagu avaliku esinemise puhul, nii nagu konverentsi kõnede puhul või see on üks vanemaid nii-öelda oskusi või et inimesed räägivad lugusid üksteisele ja ütleme, kirjasõna on tulnud ju hiljem. Miks on need audioraamatud ka, just värskelt siin oma raamatut audioraamatuks tehes, nagu et audioraamatud on populaarsed sellepärast, et see on justkui see, nagu me istusime seal talveõhtul ja vanaema jutustas lugusid ja niimoodi on kümneid ja tuhandeid ja sadu tuhandeid aastaid olnud, inimesed tulevad kokku, jutustavad oma lugu, kuidas mul oli ja see on põnev. Mitte see, et kuidas sa pead olema ja käituma, see kõik on tulnud hiljem, see pedagoogika on tulnud hiljem. Ja nende lugude, kui mina ka neid lugusid räägin, aga sinult kuulata, sest sa oled ise teinud läbi ja sellel on elu sellel lool, et kui sa räägid kellegi lugu, okei, kui sa paned sinna mingi oma selle kujutluse veel juurde, ja sa saad sellest ägeda loo, aga need oma lood on nagu nii-öelda vingid ja seepärast me neid kogemusi, ma arvan, läbi teemegi, et meil oleks pärast rääkida ja nagu tegelikult toetada nagu inimesi, kes on kuskil sarnastes kohtades või sama hädadega, samade nagu muredega. Ja seda AI sulle ei kirjuta. Absoluutselt. Seda sa saad kirjutada ainult ise või anda talle võib-olla ette midagi, et ta toimetab su teksti, aga ta ei kirjuta sinna. Keegi ütles ka, et AI tehtud, ma ütlesin ei, see on minu tehtud, ma kasutasin AI-d lihtsalt, et see on väga erinev vaade. Et paljud nagu arvavad seda, et mina ei, tema töötab minu jaoks ja ma olen väga selgelt sellest aru saanud ja ma ei annagi AI-le mingit teist võimalust sinu. No nüüd on ju LinkedInis, ma saan aru, tasapisi ma olen viimastel nädalatel märganud, et see video reelsid on nüüd tekkinud sinna sellise populaarse kanalina. Okay. Et see on täitsa, see ju toetabki seda, et sa ei saa seda väga, kuigi sa saad videot ka AI-ga teha, aga ta ei ole nii tark, et ikkagi sa ikkagi näeksid sina ise seal välja ja see omakorda paneb veel suurema pressure'i neile, et kuidas nähtavale tulnud tekstina tead, postitan ära, nüüd ma pean tegema videos, kuidas see taust ja kõik sinna ja kuidas see kõik on, et see on uus pressure. See on uus pressure, aga kokku on see, et aegade algusest on ikkagi inimesed connectinud inimestega, mitte ettevõtte või nagu faceless brändidega, on ju. Et need ettevõtjad ja need juhid, ükskõik mis taseme juhid või ükskõik mis iganes tasemel ka töötaja, et nagu kui sa jagad nagu oma lugu ja julged oma nägu näidata, siis kokkuvõttes ongi see, et võib olla nagu brände, kellel on võib-olla 3-liikmeline tiim, aga neil on see lugu taga nii äge ja nad teevad ägedat sotsiaalmeediat ja sa elad neile kaasa, see ongi seesama tunne, et sa justkui tunne, et sa tead neid, et kui sa näeksid neid, sa mingi, kuule, ma nägin sul seda videot, kus sa tegid seda, et ikkagi me otsime seda äratundmisrõõmu teistes inimestes ja teistes lugudes samamoodi ja vahet ei ole, mis valdkonnas sa ka tegutsed, siis on kindlasti inimesi, kes on sarnastes olukorrades olnud või on nagu, et selles mõttes kindlasti sa resoneerud kellegagi, et nii-öelda minu soovitus ka, mis puudutab sisuloomet, on see, et kui sa tõesti mõtled, mul ei ole ühtegi kogemust või ma olen liiga, üks põhjus ka, miks ma hoidsin postitamist tagasi, see, et ma olen veel liiga noor ja kogenematu, et kes üldse tahaks mind kuulata, eks ju. Aga siis ma kuskilt kellegagi vestlusest, ma tean küll, see oli üks LinkedIni connection, kellega ma sain siis kokku, jälle LinkedInis said ka väga ägedaid tuttavaid sõpru saada, on ju, ja siis tema ütles, et et nii-öelda tegelikult sinu tänased teadmised on üliväärtuslikud sinu nooremale minale, kes on võib-olla näiteks 2 kuud tagasi alustas selles samas valdkonnas, on ju. Et sa mõtled, ma olen 2 kuud näiteks tegutsenud, ma ei tea, mis iganes andmeanalüütikuna või IT-spetsialistina või müügijuhina, mis iganes, mis mul veel jagada on. Aga usu mind, isegi kui sa näiteks lähed esimest päeva tööle, sa tahaksid teada oma tuleviku mina, kes võib-olla lõpetas esimese nädala nagu siis nädala kogemusi, on ju, ja mis on need ämbrid, millesse mitte astuda, mida teha ja nii edasi, et tegelikult meil kõigil on lugu, mida jagada, lihtsalt meie jaoks tundub see nagu juba nii tavapärane. Üks väga hea lugu, mida Eric Edmeets, kes on ka Eestis väga palju koolitanud, Wildfiti autor ja nii edasi, tema armastab jagada seda Rembrandt Indiarik lugu. Ehk siis nii-öelda, kes seda lugu ei tea, siis long story short on see, et nii-öelda noorpaar läheb ühte maja ostma, otsid endale uut kodu ja siis lähevad majatuurile ja siis maja omanik teeb meile kogu tuuri ära ja siis ütleb viimase asjana, läheme vaatame pööningule ka. Ja siis pööningul justkui kõik on täiesti tavaline, tolmukihi all palju kila ja kola, on ju, aga siis see noorpaar märkab, et kuule, et seal pööningu tagaotsas on üks maal ja lähevad siis seda maali lähemalt vaatama ja vaatavad, et tegu on Rembrandti maaliga. Ja nad teavad, tol hetkel said aru, et nii-öelda see maal ise on väärtuslikum kui see maja ise.
ehk siis nad ostsid selle maja ära, sest nad teadsid tegelikult nagu seal on veel suurem väärtus kui see summa, mida nad välja käivad, aga see maja omanik ei teadnud sellest maalist midagi või ta teadis, et see maal on seal, aga ta ei osanud näinud selles väärtust, sellepärast ka see maja summa oli tegelikult võib-olla väiksem kui siis see maali summa, on ju. Ja mis on see loo point ongi see, et meil endal on ka neid teadmisi, kogemusi, neid Rembrandti maale meie ajus, meie kogemustes, mis meie jaoks on, see on tolmukihi all, et ma olen teinud seda, ma näinud seda, mul on see kogemus, aga noh, see pole midagi suurem, see pole suurem asi, on ju. Aga võib-olla kellegi teise jaoks ta vaatab, et see on tema jaoks see asi, mis aitab tal jõuda 0 eurost 100 000 euroni või aitab mingit asja teha 100 päeva asemel 3 päevaga, on ju, et lihtsalt meil kõigil on neid lugusid, lihtsalt tasubki nagu, noh, mina soovitan luua siuke ideede pank endale, et mul on, mina ise kasutan Notionit selle jaoks, aga võib-olla ka telefoni äpp, et lihtsalt panedki kirja ideede pank ja mis iganes emotsioon, mõte ja olukord päeva jooksul tekib, pane lihtsalt kas see 2 märksõna kirja, sest üks peamine asja on ka see, et ma hakkan LinkedIni kirjutama, et aga ma ei oskagi ideid kirjutada või mul pole ühtegi ideed, on ju. Aga tegelikult nagu viis, kuidas sa saad sellest kirjutamisplokist üle või krambist üle ongi see, kui sa teed eeltööd enne seda, kui sa üldse arvutisse istud. Aga 99% inimesed ei viitsi eeltööd teha, nad mõtlevad, mul on vaja postada või mul on homseks vaja video teha ja siis hakkadki nullist kohe peal tegema ja see ongi see kramp ja siis tekib pingutus ja kangutus ja tekib läbipõlemine mingil hetkel, on ju. Aga mida rohkem sa viitsid teha eeltööd enne seda, kui sa päriselt arvuti taha istud, siis seda lihtsam sul on ka sisu nagu luua siis või postada või dokumenteerida oma teekonda näiteks. Et ühesõnaga ideede pank, et meil kõigil on tegelikult neid hästi ägedaid kogemusi, asju, mida jagada, et lihtsalt tasub nii-öelda ennast rohkem usaldada. See on nagu selle juhtimise mõttes, kui ma ka inimestega nagu coachin ja kui nad ei tea vahel oma tugevusi, siis ma küsin ka neil sama, et mis on sulle midagi sellist, mis on nii iseenesest mõistetav, mida sa ei pea absoluutselt väärtuseks. Tavaliselt see ongi meie tugevus. Aga me võtame, et see on nii loomulik, igaüks saab sellega hakkama, kõik teevad seda, et nagu nii-öelda lihtsalt nagu ta on tausta taga, ja vahel sa leiad nagu nii toredaid asju, on ju. Ja teistelt vaatadki, et tõesti tal ei ole, on ju, ja sellel inimesel ei ole seda ja sellel ei ole seda, on ju, siis mõtlen, okei, jah, see on minu oma vaata, on ju. Mulle tundub kuidagi, et see on niisugune ilus koht, kus me siin saame siis punkti panna, et kõik, kellel on elu olnud, kõigil on, või kõik, kellel on olnud eilne päev või tänane päev, kõigil on mingi lugu sellest päevast, mida jagada, sest igas päevas on mingisuguseid asju tekkinud, et see, et kui võib-olla see tõdemus siia lõppu, et igaühe lugu on eriline ja ma ei pea kuidagi tegema mingisugust postitust, mis vastab mingisugustele reeglitele või ma ei pean iseennast sinna nagu tooma. Ja kas või seesama, et kas tööandja tahab mind brändida, et kui ma ise tunnen või see kavatsus tuleb hea koha pealt ja minust endast sügavast, et siis see on hoopis teise mõjuga, nii et aitäh, et sa seda oled inspireerimas inimestele, et me kõik oma lugusid jagaksime ja see number ei kasvaks või see kasvaks suuremaks kui 1% aktiivsetest. Rõõmuga ja tähtis ongi mõelda, et tegelikult, et ei pea mõtlema sellest, ma hakkan postama, et ma olen mingi influencer, on ju. Et see influencer võib tõesti tulla, kui sa hakkadki sagedalt seda tegema, aga tegelikult kogu selle nähtavuse eesmärk on lihtsalt see, et need võimalused leiaksid sind, et sa ei peaks ise nii-öelda neid taga ajama, vaid sa oleks ise pigem see magnet, kes neid võimalusi endale nii-öelda ligi tõmbab siis. Kelle jaoks on see eesmärk uus töökoht, kelle jaoks on see podcast, kelle jaoks on see laval kusagil esinemine, kelle jaoks on see mis iganes neljas asi, on ju. Et aga lihtsalt, mida rohkem sa pildis oled, seda rohkem võimalusi sa ka elus saad. Teine variant on ju muidugi helistada ja käia koputada uste peal ja nii edasi, et aga mul on ka nagu nõus, et pane see on võib-olla isegi vaata, et efektiivsem ja kuidagi nagu nii-öelda põnevam tegevus, kui seda pidi käia. Mina mõttes kokku, mina ka hästi tänan sind selles mõttes, et see, mis sa paistad välja LinkedInis, ma olen sind ju jälginud, on teine kui see, mis sa nagu täna näitasid ja mul oli minust nii soe ja nii sügav ja sul on nii kihvtid nagu nii-öelda mõtted, et ma usun ka, et see sinu content kindlasti ajas veelgi läheb puude, et hoidki siis kõik tema nii-öelda sisul silma peal ja tõsiselt aitäh. Aitäh, et tulid, aitäh, et teed seda, mida teed. Suured tänud kutsumast. Nägemist. Tšau.